ja eelviimasena siis loodusturism ja nende tegemistest Bert Rähni, olge hea. Tere, lugupeetud Riigikogu liikmed ja teised metsahuvilised. Mina olen siis loodusturismi ettevõtja ja loodusturismi ja seiklusturismiga tegelen juba 15 aastat ja esindan siin õigupoolest kõiki suuremaid loodusturismi ettevõtteid. Ja meie mure on seotud põhiliselt siis kaitsealade metsadega ja selle kaitsealade metsade raie lihtsustamisega, kuigi ma saan nüüd aru, et eile Metsandusnõukogu võttis seisukoha vastu, et see jääb ära. Kaitsealade raiepiiranguid ei lihtsustata, nagu me pressidatest aru olen saanud, et igal juhul tervitame seda ja loodame, et see jõuab ka seadustesse. Ja loodusturismi seisukohalt on asi tegelikult lihtne, et mida looduslähedasem mets on kaitsealadel, seda atraktiivsem on ta turisti jaoks. Ja mida vähem raiutakse, seda parem. Ja kui raiuda, siis püsiv metsana ja meie seisukoht on siis, et neid reeglid ei tohiks lihtsamaks muuta, kuna Eesti vanad metsad on üks siis põhilisi väärtusi turistide siia reisimiseks ja loodusturistide ja loodusväärtused on üldse Eestisse reisimisel väga olulised. Nii et see puudutab siis Eesti metsade hea käekäik puudutab mitte ainult süvaloodusturiste, vaid kogu turismisektorit. Näiteks võib-olla esialgu nii kaugele looduskaugetele tunduda võivatele kruiisituristidele pakutakse ka päris palju väljasõite Lahemaa rahvusparki, mis teadupärast siis on üks selline vanade taigalaadsete metsade väga hea vaatamiskoht Eestis. Ja majandusmetsades on raie intensiivsus viimasel ajal nagu nii palju juba intensiivistunud, et kui see nüüd kaitsealades ka jõuab, see selline intensiivne raietegevus, mille varsti pole turistidele midagi näidata. EAS-i turismiarenduskeskus ja teised organisatsioonid ja turismiasjalised tutvustavad Eesti puhast ja puutumatut loodust miljonite eurode eest ja näiteks seesama viimane, tehakse suuri kampaaniad, näiteks see viimane Deepest kampaania või seesama äsja valminud Eesti brändi kampaania, kus on siis vanadel metsadel ja hästi säilinud metsadel on igal pool väga suur osa. Ja teisest küljest me loome tingimusi nende metsade intensiivsemaks raideks, siis selles asjas puudub loogika. Ja meie siis loodusturismi ettevõtjatena väidame, et see tulu, mis tekib loodusturistide viimisest kaitsealade metsadesse, on palju pikaajalisem ja ilmselt ka suurem pikemas perspektiivis kui see, kui need metsasid siis maha raiuda kaitsealadel. Et see raietulu, nagu ma saan aru siin eelnevatest ettekannetest ka, et ei olegi väga rentaabel niimoodi looduslähedaselt kaitsealadel metsasid raiuda, et ta ei anna väga head tulu. Ja lisaks sellele on siis kaitsealade metsadel ka oluline regionaalne aspekt, sellepärast et teadupärast asuvad enamus kaitsealased Eestis suurtest tõmbekeskustest eemal ja loodusturismiga on just seotud kohalikud ettevõtted tihtipeale, kes elavad nendel kaitsealadel või nende kaitsealade ümbruses ja siis see tulu jaguneb regionaalselt ühtlaselt laiali. Ja praegu on Euroopas tunnetatav selline suur või buum, ma ütleks, Põhjamaadesse ja loodusesse reisimisel, näiteks Islandil on probleem, et turiste tuleb liiga palju. Ma arvan, et Eesti metsades ja kaitsealades on turistide ruumi küll ja küll veel. Nii et me võiks sellest buumist osa saada, aga oma metsi maha raiudes me oma konkurentsivõimet kindlasti ei kasvata. Aitäh, nii et see meie seisukoht on, et me võime metsad teenima panna küll, aga mitte neid ainult maha raiudes.